Meil on külla tulnud Eesti üks ja ainus surmateadlane Karl Käsnapuu. Tere hommikust sulle, Karl. Tere hommikust teile. Me oleme reklaaminud siin niiviis, et see ei ole mingi jutt, mida sa rääkima hakkad. No kui sa oled teadlane, siis peab olema ju teadus, millest me nüüd kõneleme. Ja üldiselt mina pean lugu teaduspõhisusest, aga kogu see, et kokku tuleb ikka tegemist nii selle poolega, kuigi ja ka viisaka vaimsuspoolega ja siis ka kuskil otsas on see hästi tõsine teadus, kes ka ei taha nagu seda mõndasid muid külgi näha. No aga hakkame siis kuidagi otsast minema, kes on surmateadlane? Või kuidas saab surmateadlast, mida peab õppima? Mis iganes, jah. Me Eestis sellist nagu eriala kindlasti ei ole. Mina ütlen, minu elus algas sellest, või see on väga palju varem igast minu õpinguid, et kunagi üks inimene küsis minult, et mis sa arvad, et mis saab peale surma siis, kui inimene ennast ise ära tapab. Ja kujutad ette, see sama inimene siis oligi aasta aja pärast surnud, et tal olid ju need mõtted, eks ju. Ja siis hiljem ma olen mõelnud, pand siis tähele, mida võib-olla erinevad mingid maailma tarkused räägivad või müstikud või religioonid. Ja siis, kui ma sattusin kunagi Mehhikosse, kus on see surnute päev, ja vaatasin, et seal ema ütles, et jube hea, et meil siin selle pidustuste käigus mu väike laps õpib juba lapsest peale surmaga suhestuma, et ei ole enam nagu draama pärast see asi. Ja siis olin veel seal, kus Tiibeti eksiilvalitsus elab ja seal oli ka, need hakkavad seal kloostrikultuuris lapsest peale õpetama surmaga suhestuma. Ma mäletan, et siis ma kunagi tundsin, et vau, et kui suur asi see on nii nagu tark asi, et inimesel on poole mõnusam elada, kui tal see nagu draama või see peidus olev koledus või see hirm on kadunud ja hakkasin ise tegelema vaikselt. No aga ma küsin su käest siis kohe, et kui inimene tapab ennast ise, kas siis on tal teistsugune tulevik nii-öelda kui sellel, kes läheb loomulikku surma? No näiteks jah, et suurtes religioonides, mis meie kultuuri nagu nii ka mõjutavad, on see nii öeldud, et elu on püha, kui ise paned käe külge endale, siis ju vanasti ei maetud ka kirikuaeda. Aga nagu me näeme, siis isegi see suur religioon vaikselt, eks ju, moondub, muutub ajaga, et tänapäeval põhimõtteliselt ikkagi saad sinna kiriku surnuaega, oleneb kohast, aga ikkagi maetakse. Aga mis sa teadlasena nüüd ütled siis? Mina ei tea, aga ma olen nii palju, minul ongi teadlasena ja kuna ma tulen, ütleme, mis erialalt ka küsisite, et religiooni uuringute kaudu ma nii palju erinevaid lugusid lugenud või kuulnud ja vaadetelt, et see, võib olla mingi 1000 vastust. Et tahakski, aga ise tahaks jõuda sinna, et seda südamerahu pakkudest on väga ilusaid vastuseid ka. Sest see on järelikult põhjus, miks sa seda uurid? Miks uurida surma? Jah, aga ma arvan, miks üldse vaata, et meie kõigi on see asi selja taga, et minu vanaema, ma mäletan, ta ütles mingi toidulauas, kui vanasid oli kuskilt ajalehega, et vaata, et onu Paul või keegi on jälle surnud, siis vanaema ütles, kus, et söögilauas ei räägita surmast. Ja meil on olnud see tabu teema, keegi ei olegi rääkinud, et ja nüüd on meil tänu Nõukogude Liidul on 2 korda ka meie nagu traditsioonid lõigatud suht katki ja inimesed on kobas kohas minu arust ja ma hakkasin seda ka nii palju nägema, kuidas meil on siin tõesti nagu, kunagi vana töökaaslase ema suri ära, siis me ei oska seal midagi öelda ega sellega käituda või et kas võtta lapsi sinna matustele kaasa või kas tohib pilti teha matustel ja sellised, meil on nagu Eestis hästi vähe sellist tuge, millele toetuda, kuidas me käitume, kui keegi lahkub. Aga kas me teame siis täna ikkagi midagigi saad öelda või kui me oleme uurinud, mis saab peale surma siis? Jah, ma mõtlen, et nüüd kõik need vastused, et mis siis saab, siis ma vaatasin ka, et kus seda siis uurida, et kui tahaks olla nagu viisakas ja ütleme teaduspõhine, aga ikkagi, et kust ma saan kinni haarata, et siis mind hakkasid ka vahepeal loomulikult kõiki teisi huvitama need surmalähedased kogemused, eks ju. Neid on maailmas palju kogutud, neid on uuritud, nende kohta erinevaid küsimusi küsitud ja ma mõtlesin, et tuleks hakata ikka eestlastelt ka koguma neid ja olen siis hakanud ja natukene meediaabiga, kes pani minu seda kontakti üles, et sain päris palju, olen neid kogunud ja vaikselt nendega töö käib. Ja need inimesed, minule meeldibki see, et paljud on uurinud, et mis siis seal täpselt juhtub, meil on see kehast välja tunnel, valgusolendid, aga ma hakkasin tähele panema neid tarkusi või nutikusi, et inimesed räägivad, et nad täielikult muutunud elu pärast, nad said vahepeal selle kõigest arusaamistunde, siis nad tundsid seda ilma koormata tunnet, et jube hea on seal olla ja kuidagi, et see eluring ja mis siin toimub, on kõik nii arusaadav, et nad tulevad tagasi ja et nad paljud on öelnud, et nad ei tohi, et siis inimene ei tohi ka tühja elada, et on hakanud nagu tegutsema ja on heatahtlikke tegusid tegema hakanud ja see mõju on nii suur, et nagu kardinaalselt on oma elusid muudetud ja ma vaatasin, et vau, et see on ju väga hea tarkus, et mis iganes, kui palju see
päriselt tervest surmast räägib, võib-olla see on see äärepealne ala või need inimesed ise räägivad, et nemad on kindlad, nende süda on rahul, et sealt tuleb midagi edasi, kes on ise seda kogenud? Sa tegelikult siis kirjeldab praegu neid inimesi, kes on nagu olnud surmale väga lähedal, justkui juba minemas, aga nagu toimub pöördepunkt, nad tulevad tagasi ja see, mis sa praegu räägid, on siis see, kus sa niimoodi piiri peal olles, mida inimene tunneb ja sinu jutust jääb praegu arusaam, et need tunded ei ole õudsed. Enamust ei ole jah, et on natukene Eestist, ma pole üldse kuulnud väga õudsat lugu maailmast, olen lugenud nende kohta, aga siis seal on ka arvamused, et tihti näiteks me kardame suurt tundmatust, et üks hirmu tunne võib tulla see, et kui sa satud nagu väga tundmatusse kohta, sa oled ikka tead veel, et tegelikult on üks mees mulle ka rääkinud, kuidas ta avastas ennast tunnelist järsku, pole elu sees religioosne olnud ega midagi, oli seal tumedas tunnelis ja sa oled päriselt veel tead veel ja sa oled kuskil täiesti teises maailmas juba, et siis tuli hirm, et tema oli igaks juhuks öelnud, et jumal, kui sa oled olemas, palun aita, sest ta ei teadnud enam midagi küsida, et meil kõigil tuleb kuskil otsa vaade selle mingi suure tundmatuga ja mis seda aitaks, kuhu toetuda, kui seal siis püüda millelegi toetuda. Kui teadlane peab vastama küsimusele, kas Jumal on olemas? Siis millena mina nii koba nagu, aga ma olen teoloogiast läbi käinud, aga et millena me kirjeldame Jumalat, et mõni teoloog on väitnud, et näiteks kõik see, mis olemas ongi kogu mingi nähtamatute ainetega, kui seda lihtsalt selle asja nimi on Jumal, miks mitte, eks ju. Kahjuks ei oska täpselt vastust anda. Ma saan aru, me teeme väikese pausi ja siis tahaks sinuga jätkata sellepärast, et see tundub väga põnev. Eile oli ju Eesti Ekspressis ka üks suur artikkel, ma ei tea, kas sa lugesid seda samal teemal, kuulaks sinu kommentaare ka huviga, et mis siis ajus toimub vahetult enne surma. Alusta päeva hea tujuga. Radio Star FM hommikuprogramm. Star FM. Meil on külas Eesti üks ja ainus surmateadlane Karl Käsnapuu, endiselt tere hommikust, Karl. Tere, edasi. Ja täpsustame nüüd mõned asjad üle, mis meil natuke segasemaks jäid. Ja, Karl, ennist sa ütlesid seda, et kui inimesed tulevad tagasi, millele sa vihjasid suurest tumedast tunnelist, sa rääkisid, aga mis need inimesed sulle siis räägivad, kust nad tagasi tulevad? Ja see on esiteks selline, võib-olla peaks alustama sellest, ma arvan, paljud on lugenud, ikkagi kõik ei ole kuulnud, et kõigepealt, kuidas sinna minnakse, on niisugune, et võib-olla juhtub see õnnetus, võib-olla haiglavoodis, et inimene avastab ennast üks hetk järskult on kehast väljas, eks ju, et ma vaatan ennast siit samast kõrvalt või kuskilt tihti kirjeldaks natuke ülevalt poolt lae alt. Kas need on päris jutud või? No need on päris jutud, neid ma kuulen kõige rohkem, et mõni inimene mind kuskil näinud, ta saadab oma jutu, tal ei ole võib-olla palju edasi läinud, aga seda, et ta kehast väljas ennast vaatas, kõrgelt üks väga tore naisterahvas kirjutas mulle kõik mõõdud, kuidas ta oli täpselt tavalises Hruštšovkas, kui kõrgel seal lae all ja kuidas mitu sentimeetrit laest ja kus ta vaatas, oli kõik nagu läbi tähele pannud, eks ju. Ja seda ikka juhtub inimestel, aga siis, et kas sealt tuleb see tunnel, kas see elu käib silmest läbi, kas jõutakse siin ja läbi tunnel on osadel inimestel ka siuke hirmutav, et seal mõnedel nagu pressiksid mingid näod või mingid asjad või mingid teadvused sealt tunneli seintest on nagu hirmus koht, aga sealt lõpus paistab see valgust, seega see väide, eks ju. Ja siis jõutakse kuhugi, kus on nagu hästi, võib-olla on seal need valgusolendid, võib-olla vanad tuttavad sugulased, lähedased, juba surnud inimesed ja siis enamasti, kui tagasi tullakse, on see, et paljud on öelnud, et neile öeldakse, et sa pead tagasi minema, ei ole veel sinu aeg, et inimesed räägivad, et seal on nii hea olla, et tahaks jääda, et tahaks sinna jääda, et kõik on palju, et suurem kõigest arusaamistunne ei ole seda elu koormat, aga kui tuleb, et samal ajal elu pole nagu ka siuke suva asi, kust ära põgeneda, et siis kui tuleb tagasi tulla ja mitmed on rääkinud, et see tagasitulek, nagu sa nüüd küsisid, on selline, kus sa natuke raske, et on mõnele, et sa lähed sinna väiksesse kehasse tagasi, et mõni kogeb seda, mõni avastab ennast seal kehas, teeb silmad lahti haiglavoodis, aga mõni nagu on tundnud ka ja keegi kuskil kirjeldas, et ta tundis ennast ikka pikki aastaid hiljem veel, et nagu natuke naljakas, imelik on selles väikses kehas olla, et ta tundis ennast korra nagu suuremas kohas olevat. No aga kui sa vaatasid seda eilset artiklit, kus siis on ka öeldud Tartu teadlane avastas, mis juhtub ajus vahetult enne surma, ma saan aru, see on nagu pretsedent lugu, mis on juhtunud, et inimene justkui läinud, aga tal olid aparaat oli küljes ja siis me nägime, et ajus toimub mingi tšik-tšik-tšik. Seal oli lihtsalt kogemata ühel härrasmehel, keda uuriti, olid kõik siis andurid peas, aga juhtus selline asi, et ta samal ajal suri ära, et need andurid peas olid ja siis, ma saan aru, tõesti mingi pretsedent sündis või? Just juhuslikult olid need andurid küljes, et jube hea, et täpselt tuvastati see surmamoment ja sai nagu teatud aju
töötaju piirkondi järgida, et see Eestis on siis on see andmeanalüüsi mees, kes on see teadur, kes seda peamiselt uurib, ma ei mäleta, kus maal tema heaks siis töötab nende andmetega, eks ju. Aga see uudis ja muidu oli see uudis, et see juhtus vist minu arust talvel oli maailma meedias ja siis kommenteeriti palju ja USA meedia seal hästi läks värviliseks, et nüüd me teame kindlalt, et elu käibki silme eest läbi, eks ju, aga nemad näevad ju põhimõtteliselt, et need ajukohad, mis seal mäluga mingis etapis tegelevad, et need siis umbes olid värvilised või näitasid, et need töötasid, et võib küllaltki arvata, et see tegeleb üks samm edasi ja see ei ütle veel mitte midagi ja näiteks ka selle kohta, et osa ütleme tõsiteaduse usku, iseasi kui palju need täpselt just teadused on, proovivad öelda üldse, et kogu see kogemuste virvarr on üks aju virvarr, eks ju, aju erinevad elektrid ja võib olla nii, võib nii mitte olla, aga nad ei saa seda ka kuidagi öelda, et see saab kogu põhjendus olla ja nüüd näiteks see, mis juhtus, on siis üks samm edasi järgmistel uurijatel on näiteks selle saab kirja panna, et nüüd ja pluss üks juhtum, nagu see eestlane Eestist ülikoolist pärit mees ka ütles, et see üks juhtum, et see on ka nüüd väga huvitav asi edasi, aga ega see veel väga sükest laiapõhjalist teadmist ei anna ka kohe. Mina jätan sinu jutust meelde selle, mis sa ütled, et inimesed on rääkinud, et ikkagi nad kogevad selles surmaeelses hetkes nii-öelda toredaid ja kauneid hetki. Kas sinu kui teadlase töötegevus võiks siis olla lohutus, armsad inimesed, ärge kartke, vahetult enne minemist on kaunis olla, ei ole midagi hirmsat ja kes on isegi võib-olla korraks nii-öelda ära käinud, kuid on ime läbi tagasi tulnud, ütlevad, et seal oli tore ja rahulik ja hea. Ma praegu küll ütleks nii, jah, minule endale on see nii mõjunud, et kui vahepeal on jube raske, mul neid tegelikult kui intervjueerida inimesi selle kogemusega, need on ikka paljude inimeste kõigem kogemus üldse elus ja siis ikka võtab ennast ka niimoodi läbi ja vahel on raske siis nendega mingi muus osas tegeleda ja läheb nagu see töö aeglaseks, aga siis kui ma jälle ühe sellise juhtumi ette võtan ja loen, siis mulle ta reaalselt ilma seda tahtmata mõjub inspireerivalt, need on väga nagu sükest elu jõudu andev, et ma ütleme, et jäägu see mitte mingisuguseks teaduslikuks ütlemiseks, aga reaalselt ta nii mõjub ja seda ma ise tunnen ja ma saan öelda, kui ma räägin inimestega, kes on ise kogenud silmast silma, siis ka sa näed nendele osaks saanud seda mõju suhteliselt no sa ütlesid, et Mehhikos vaata tähistatakse seda rõõmsalt, kas võiks ka meie siis kuidagi öelda, tore, et sa said nüüd sinna helgusesse ja me ei mõtle sellele, ma oletaks selle, et teadlane ütleb, lõpuks oled sa ikka kõdu ja muld. Ja, mõlemad on õiged, aga las olla, kõdu on ka okei, eks ju, või see on meie füüsiline osa, aga jaa, ma seda tahaks küll viidata, et võiks küll sinna poole minna, et nagu tähistada, et mul käisid just äsja hiljuti külas ühed Birma naised, need on väga kihvtid, et tegelikult on Chiang Mai ülikoolis, mis Põhja-Tais on antropoloogiast ja siis see üks naisterahvas on Põhja-Birma mägedest kuskilt külm ja kõrge ja neil on niisugused ka etnilised rahvad oma värviliste rahvariietega nagu meil ja seal on neid palju, neid rahvaid ja tema on ühest alla 100 000 inimese rahvast ja nende surmatähistust ütles, et ma peaks kunagi minema sinna, tahaks niisugused dokumentaalkaadrid teha, et nende naised näiteks tantsivad matustel sellist hästi helget rõõmustantsu, nad kutsuvad seda elutantsuks, nagu ta inglise keeles ütles, ja siis nad ongi nii, et nad tähistavad nagu millegi saavutamist, kui inimene on läinud, et ka kostu pea, eks ju. No me saime nüüd teada ju seda, et siis ikkagi need inimesed, kes on tagasi tulnud, kes on korra ära läinud, aga tegelikult me ei saa ju mitte kunagi teada, mis juhtub ikka igavuseks, kui sa ära lähed, võib-olla kõik kustub ära. Tead, seal on jube kihvt sükene paradoksaalne juhtum, et kõik need inimesed, kellel on see pikem, sügavam surmalähedane kogemus olnud, räägivad sealt, et vahepeal oli see kõigest arusaamise tunne ja siis samal ajal need kõik inimesed räägivad, et kuskil on seal see piiritunne, mõni on isegi visuaalselt võib-olla näinud väravat, võib-olla ust, võib-olla tead jõge nagu vanasti või siis kas ei ole midagi niisugust nagu kujuteldavat, vaid tunnetanud seda ja nad räägivad, et kui selle piiri seal ületaks, siis tagasi teed ei oleks. Et seal on nagu selle pagana piiri kogemuses on veel järgmine piir, vaata, et sealt üle selle käinuid nagu tagasi ei ole tulnud, et sellepärast on väga huvitav, nagu sa täpselt kirjeldad ja kes teab, mis hiljem saab. Vau, sinuga on väga-väga põnev, Karl, rääkida. Ma ikka küsiks ühe taktitundeta küsimuse siis ka, kui sa sellega tegeled, et kõige selle käigus ilmselt sa ju mõtled, kas sa ühel päeval näiteks ise valiksid tuhastamise või kiirstumatuse. No me oma lähedastega seoses aeg-ajalt ju sellest räägime. Minu isa läks hiljuti, tema tahtis kindlasti
kirstumatust, et kas sellel kõigil üldse on tähtsust? On küll, ma arvan see, et mida ma teen nende küsimuste kohalt ka, et mida ma tahakski aidata, et kõigil inimestel enne seda minekut on tegelikult, on hea, kui oleks süda rahul, milliseid valikuid teha, see küsimus on väga hea. Ja ma ise arvan, et see, milline see suhe selle, ütleme, suure teadmatusega on, sellest tulenevalt, see mõjutab meie otsuseid, eks ju. Kui keegi kuulub otse ühte religiooni, ühte konfessiooni, tal on korras, tal need vastused olemas, aga kus me siukses üha rohkem teaduspõhiseks minevas maailmas neid vastuseid leiame, et seda tahakski aidata teha ja mina ise veel ei tea, aga need asjad oleks hea kirja panna, näiteks ka lähedasi aidata, eks ju, et kui meil võib-olla lähevad lapsed või keegi järgi, et nad ei peaks hakkama neid küsimusi mõtlema, ütled, et palun tehke muga nii. Aga sa soovitada ei oska, kumb parem on, jah? Ei, no ta veel ei tea. Veel ei tea, aga tead, ma rohkem kalduks sinna tuhastamise poole, aga see läheb koos nagu rohelise maailmaga kokku, sest näiteks meil Eestis on muidu kõigeks ruumi, aga kuskil suurlinnades ei ole lihtsalt matmiseks ruumigi ja tundub, et see on inimkonna tulevik, et see on nagu mõistlikum tulevik. Nimetasid Tiibetit, vaata kuidas seal on üleüldse, eks nagu seisamata ja linnud lendavad sõrnute kohal. Kuule, jube põnev, aeg on otsas. Tule järgmine kord, kui uus avastus on tehtud. Ootame sind väga ja äkki siis avastame enda jaoks uusi mõtteid. Aitäh teile. Suur aitäh, meil oli Eesti üks ja ainus surmateadlane Karl Käsnapuu siin külas. Alusta päeva hea tujuga. Radio Star FM hommikuprogramm. Star FM.